Mul oli hiljaaegu kohtumine ühe kihvti inimesega, kes veab unistamistalgusid. Ja siis tuli juttu, et mis on üks suuremaid takistusi selle unistamise teel täiskasvanutele. Ja ta ütles, et see on oskamatus. Et täiskasvanud inimesed on nagu minetanud ja ka unustanud unistamise, oskamise ja võime. Ja see tänane video on mõnes mõttes just nimelt sellest inspireeritud ja püüab vastata küsimusele, kuidas unistamine käib. Mu nimi on Peep Vain, me oleme Muutuse kanalil, Muutus teeb mõtterännakuid ja muusikat, mis on mõeldud selleks, et inimene, sina saaksid tulla silmitsi iseendaga, meenutada, mis on tähtis ja mõelda enda mõtted selgeks regulaarselt sulle vajaliku sellise sagedusega. Ja selle video lõpus ma teen ühe üleskutse, ma nimelt palun sul jagada kas siis endaga siin kommentaarides või sõbraga telefonis või ükskõik kellega suuliselt ühte enda unistust, mis on siis sul sind saatnud ja saadab tänaseni või võib-olla mis sul kerkib üles täna siin minuga koos olles. Kõigepealt, miks täiskasvanud ei unista? No seal on palju põhjuseid, aga ma arvan, et üks on see, et lapsena me oleme natuke heas mõttes naiivsemad ja me oskame küsida ja me oskame tahta ja meil ei ole ka nii palju piiranguid. Meil ei ole kogemusi pettumustest ja siis kirjutame jõuluvannale kirja, ema isa lähevad poodi, ostavad selle asja ära ja kõik on väga hästi. No, loomulikult kõiki asju ei saa, aga paljusid asju me ju saame, eks ole. Ja siis täiskasvanuks saades hakkavad asjad justkui ahtamaks muutuma ja me muutume ise ratsionaalsemaks ja me oleme justkui mingis mõttes hädas sellise oma igapäevase toimetamise ja ellujäämiskursusega. Ja siis see tundub niisugune ebapraktiline ja kuidagi kauge ja siis nii ongi. Ja täna ma tahan vastukaaluks öelda sulle, et mõtle ikka tulevikule. Võta regulaarselt aega, võta kas või üks kord rahulikult sulle sobiliku meetodiga aega mõelda tulevikule, mõelda sellele, mida sa soovid, millest sul puudus on. Ja juhul, kui puudust ei ole, siis mõelda sellele, mis on täna võib-olla su aarde ulatusest väljas või mõelda asjale, mis ei pruugi üldse ollagi veel sulle või inimkonnale võimalik. Mis siis? Taoliste mõtete mõtlemine hakkab tulevikku looma. Kuidas seda teha? No, on kaks moodust, eks ole, kas siis nagu muude asjadega, kas üksi või koos, eks ole. Üksi mulle meeldib kirjutada, aga mu sõbrale meeldib mere ääres istuda ja vaadata horisonti ja siis lasta mõtetel tulla. Kolmandale inimesele meeldib istuda meditatsiooni padjal ja lasta mõtetel tulla ja minna ja siis mingil hetkel neid hakata suunama endale vajalikus suunas. Mõnele meeldib metsas jalutada, mõnele meeldib muusikat kuulata, mis iganes on see moodus, kus siis hakkavad need loovuse kanalid avanema. Kui koos teha, siis see on mõnes mõttes lihtsam. Võtta kas või üks parim sõber ja võtta mingi segamatu aeg, pange telefonid kõrvale või võtke rohkem sõpru ja tulge kokku ja hakake rääkima sellest, mis tundub põnev ja mis tundub vajalik, mis on kellegi unistused, hakata oma tahtmisi justkui kõva häälega välja ütlema ja üldse mitte tsenseerima. Enda raamatus kõige tähtsam küsimus, ma alustan seda umbes niimoodi, et kujuta ette, et sa oled restoranis La Vie, mis siis on prantsuse keeles elu ja sul tuleb selline mundris ettekandja sinna ja ütleb, et mis te soovite. Ja ma ütlen vastu, et palun tooge mulle menüü kõigepealt. Ja ta ütleb, et meil ei ole menüüd. Ma küsin, miks menüüd ei ole? Ta ütleb, sest kõik on saada. Ja mina skeptikuna muidugi ei usu hästi alguses ja siis pärast mõtlen, et hea küll, no proovime, eks. Ja sama asi on unistustega. Et kas sa julged korraks võtta maha mingid piirangud? Sa ei pea seda tingimata tegema, aga see on üks moodus. Ja kuidas siis teha? Väga lihtne, kui sa oled inimene nagu mina, kellele kirjutada meeldib, siis võtta endale näiteks 1 või 2 tühja A4 ja pastakas või võib-olla arvuti tühja tekstifailiga.
ja üks moodus läheneda asjal on lihtsalt panna loetelusse. Kõik, mis pähe tuleb. Ja ma räägin praegu eelkõige, eks ole, enda isikliku väikese mina ja oma elu keskselt, eks ole. Unistada võib kõigest, unistada võib sõbra heast tervisest või maailma rahust või sellest, et keegi vähiravimi leiutab lõpuks, eks ole. Aga alustame endast. Kõik, mis sulle pähe tuleb, mida võiks teha, mida võiks osata, milline ma võiksin inimesena olla ajapikku, mida võiks omada. Üks selline lahe kolmene jaotus ongi olla, teha, omada. Ja kui sa tahad lihtsalt panna vabas vormis, siis loomulikult võib ka niimoodi, eks. Ja teine asi nüüd, ma tahaks öelda, et tasub isegi siis, kui sa üksinda hakkad unistama, hiljem sellest sõpradega rääkida. Lihtsalt julgeda eetrisse välja öelda kõva häälega enda mõtteid, võimalusi, soove, unistusi, fantaasiaid ja loomulikult sellega me ei peatu, eks ole. Sellepärast, et kui nüüd lõpust peale hakata, siis võtaks, et sellel asjal oleks selline jumet, nagu öeldakse eesti keeles, ja tulemust, siis on tarvis jõuda varem ja hiljem tegudeni. Selleks, et jõuda tegudeni, tuleb teha valikuid, tuleb teha otsuseid ja valida välja 1 või 2 või 3 või 4 asja, mille suunas hakata siis sihikindlalt liikuma, mille jaoks tasub teha plaani, tasub teha sammud ja ühesõnaga peale hakata. Et niimoodi jõutakse nende unistusteni. Loomulikult teine ütleb kõrvalt, et kuule, ma käisin su koolitusel ja panin endale vihikusse kirja ja ei teinud selle loeteluga mitte mingit tööd ja leidsin selle lehe, see tõesti on lugu, 5 või 10 aastat hiljem sahtlist ja vaatasin, kõik oli ära juhtunud. Et unistustel on ka selline omapärane moodus täide minna vahetevahel ka ainult siis, kui sa selle mõtled ja välja ütled või mõtled ja kirja paned. Mul on komme palju rääkida, nagu sa oled võib-olla aru saanud juba videotest ka, eks ole, aga ma räägin just unistustest rääkida. Mul sõbrad vahel heidavad ette natuke ratsionaalse külje pealt, et kuule, sa ikka räägid sellest, aga pole veel juhtunud, et natuke nagu teevad etteheite. Ma ütlen selle peale vastu, et ei ole hullu, mida rohkem ma millestki räägin, seda kindlamini see tõlgendub tegudeks ja need omakorda tulemusteks. See tähendab, mida rohkem ma julgen kellegiga kõva häälega välja öelda asju, mida võiks teha, mida ma tahan kogeda, millest ma unistan, seda kindlamini need varem või hiljem juhtuvad. Nii sama soovitan ka sulle. Hoopis omaette lugu on, kuidas siis unistus moondada eesmärgiks, kuidas talle panna konkreetne tähtaeg, kuidas moodi teha täpne tegevusplaan ja hakata siis sihikindlalt liikuma, aga see ei ole tänase jutu teema. Alguses ütlesin ma sulle, et ma kutsun täna sind endaga või mõne enda sõbraga jagama ühte enda unistust. Ole hea, pane siia kommentaaridesse kirja, mis on üks asi, mis sinu jaoks kvalifitseerub unistusteni kilda. Või kui sa seda ei taha, siis helista sõbrale, räägi talle ja võtta kätte see paber, võtta kätte arvuti või pane endale telefoni kirja. Isegi siis, kui sa neid märkmeid võib-olla mitte kunagi ei vaata, usu mind, kui sa selle asja kuidagi endast välja saad, kas siis teksti, kuuldava teksti või kirjaliku tekstina, siis sellel on oma väga tõsine kaal. Nii et head unistamist, head oma unistustest rääkimist, head sõpradega koos nende arutamist, meenutamist ja head unistuste täitumist. Mu nimi on Peep Vain ja oleme Muutuse kanalil. Kui see tänane jutt sulle meeldis, pane meile pöial ja ära unusta tellida seda kanalit enda YouTube'i feedi. Ja nagu ma ütlesin, ole hea, jaga minuga või mõne enda sõbraga ühte enda jaoks olulist unistust. Kõike head sulle!